No me oleme praegu siin Odra põllus, eks ole, ja Eerik tegelikult juba mainis ka, et kui me räägime Odrast, siis Odral on üks asi, mida me tihtipeale ei pane võib-olla tähele, et me ajame taga ikkagi mahukaalu. Et see tuleks korralik, sest et lõpus on vaja seda, et ta korjaks tõesti selle energia, kui me oleme andnud siia korralikult toitainet põldu, et ta korjaks selle nii-öelda üles ka teradesse sisse. Ja poori kasutamisest juba lipulehe faasis oli Eeriku poolt juttu, et see 0,3 liitrit, mis sinna panna, see ei ole nii suur norm, et seda mitte teha, sest et see on kindlasti see, mis Odral aitab seda tuua nii-öelda seda saagikust juurde. Et loomulikult siin koha peal tuletan meelde, mida Eerik ka ütles, et fungitsiidide kasutamine peab nüüd ka otsa vaatama, et ta ikkagi oleks lõpuni terve, et see leht fotosünteesiks ja ta jõuaks need toitainet ka ilusti sinna need üles korjata. Aga kui siit üle minna nisupõllule, millest me siis eelmine kord ka, kus me oma klipi tegime, siis nisul on sellega hoopis teised lood. Et nisu poole pealt ma ütleks, et on kvaliteedi tõstmiseks täitsa paar erinevat varianti. Ja üks asi, mis on võib-olla jäänud tihtipeale tähelepanuta või ei ole nii palju Eestis veel olnud populaarne, aga küll on need põllumehed, kes meiega siin käinud kas või Rootsis porjepüünäitusel, mäletavad seda väga hästi. Meil on olemas paar toodet nimega Nitrabor ja Tropicot, mis tegelikkuses on põllumehele võib-olla tuttavad rohkem sellest köögiviljasektorist ja neid positsioneeritakse sinna. Aga mis nende iseärasus on see, et seal on olemas hoopis teistsugune lämmastiku vorm. Kui me tavaliselt räägime nitraatlämmastikust, ammooniumlämmastikust, siis siin on tegemist kaltsiumnitraadiga, mis on siis ülimalt kiirelt taimede poolt omastatav. Ja rootslased kasutavad seda, et näiteks ka odrapõllus või ka nisupõllus, et viimane graanulväetis on veel kuskil sellises faasis nagu natukene küll varem kui praegusel hetkel ohtet pannakse 70-80 kilogrammi sinna veel lipulehe faasi. Et see on ainukene lämmastik, mida nad ütlevad, et taim jõuab veel mullast ilusti üles viia. Et võib-olla on nad saanud nagu teenimatult vähe tähelepanu ka selle tõttu, et kui seda hinnaklassi vaadatakse, et see on seal 500-600 eurot, tundub meeletult kallis, aga kui sa pärast arvestad selle ümber hektari kuluks, et paned sinna 70 kilogrammi, siis see kulu ei ole väga suur.